keelt käinud. Me võtame täna üles ka seda vestlusõhtut. Meil on üks kaamera seal, ehk siis see kõik peaks tulema ka tulevikus siis kanalitesse. Aga jaa, asjast siis. Oli aasta 94 ja oli tore 12 veebruar. Ühtepidi tore, ilus talvine ilm ja nii-öelda mitmetega teist siin. Mul oli siiras rõõm olla üheskoos Lilleküla päästekomandus siis valves. Aga kes need mehed siis kõik olid seal valves, siis ütlen ausalt, tegelikult see on südant soojenud, et te mitmed täna siin kõik olete. Ja, et siis vestlusõhtu meil siis Marjapoe varingust. Ja lihtsalt see on üks ajalooline sündmus tänasest kuupäevast, kus siis meil 2011 tabas Jaapanit tohutu maavärin ja sellele järgnud siis tsunami, tohutu katastroof, eks ju. Maailmas juhtub asju, aga me räägime siin sellistest väiksematest asjadest, mis tegelikult Eesti mõistes on mitte just katastroofilised, aga väga raskete traagiliste tagajärgedega. Varingud üldse. Ja siin te saate kõik nagu ise kaasa veel rääkida. Ma lihtsalt püüdsin leida veel täna ja eile oma mälust ja internetis siis erinevaid sündmuseid. Ja paraku neid on ja kindlasti see pole lõplik. Igasuguseid rõdude allakukkumisi, kus kannatanud ei ole, on palju. Igasuguseid muid seinte vajumisi. Tõenäoliselt on palju, iga aasta neid asju juhtub. Võib-olla paarikümne aasta pärast rohkem, mis meil arhitektid, insenerid on öelnud meie paneelimute kohta, kaua kestavad? 50 aastat. See on möödas. Osadel. 50 aastat tagasi. Ja siin on siis, märksõnad käivad läbi. Paetänava, need on pommiplahvatuste tagajärg. Sõle tänav on 2 aasta peale. Ja seal 4 hukkunud, 3+ vigastatud. Lihtsalt ajalüürikud internetis ei rääkinud mulle rohkem välja. Eile just vaatasin Urmasega 2007 aasta tööstustänav 14 siis ehitusobjektil varingut, kus siis ehitusmehed tegid salongid valmis terve korrusulatuses ja siis valati täis ja siis juhtumisi kõik kukkus alla. 3 ehitajat jäid alla. Õnneks nad jäid ellu. Ja Tammsaare park ehitustööde käigus taaskord. Üks mees jäi sinna alla varingu sisse. Kas kellelgi on siit midagi ise oma mälestustest juurde lisada? Eelmine aasta alguses varing Nehatu kandis. Nehatu varing? Tallinnast väljas? Ja seal, kus Olex tegi suur see restoran. Tere ja Margit! Tere Marinale ka koos tulime. Väga tore. Püüame veel kohtasid siit leida, et siia saab istuda ja sinna saab istuda. Ja ma tänan, kui keegi saab ka pilte siin natukene teha meie koos olemisest, et muidu pärast on... Ja ühesõnaga, need on sellised ehitusobjektid, kus on surma, aga nüüd on küsimus, mis me varingut võtame. Kas ümber kukkunud sein või all ehitaja surma sai nüüd varinguid, sest on, eks ju. Aga siin tegelikult, aastas üks kindlasti. Just. Nii et väike peatus toimunutele. Ja soovin lihtsalt võtta veel paar minutit ja natukene meie siis teatud meeste vaatkonna ülemast Jüri Rohtas, kes siis tol päeval oli ka meie püha liider, püha isa, kes jälgis meid ja suunas meid. Et Kent juba katsid pead, et omad head mälestused. Et Jüri oli mees, kes alati seisis meeste eest ja ma siin eksin kindlasti, kui ma olen kirjutanud, et tugevalt üle 25 aasta, võib-olla keegi mäletab, on ta 30 või 35, mis ta täis sai, aga kahjuks Jüri pidi 63-selt lahkuma. Et kahjuks seda ei ole ja et lihtsalt olge head korraks, tõuseme püsti ja mõneks ajaks Jüri. Aitäh!
tore on veel üks väike meenutuste riba on ka tema lahkumisel. Ma käiks siis Kohilas ta ilusasti maeti ära, tähendab Kohilas oli teenistus, ilusasti Lilleküla meeskond koos autoga oli kohal ja tema siis viimane teekond viis teda siis, kui ma õigesti Lääne-Tallinna Keskhaigla surnukuuri, aga see peatus oli Lilleküla komando ees. Vaatame, kas tuleb ka siit. Sealt see on üks sümboolne ärasaatmine. Hea meenutus. Ja nüüd läheme edasi. 12. veebruar 1994 olustik. Ütleme nii, et oli korralik talv. Lund ei olnud kõige rohkem, aga väga krõbe külm oli. Kindlasti siin pärast tulevad erinevad lood veel välja, aga mis need märksõnad on, et kohati ka kuni 30-ni, aga minu meeles on siukene 25 kanti. Krõbe külm oli. Oli õhtuks inimesed teadsid, et algab Lilleküla või Lillehammeri lükkamängud, õhtune pidulik avamine, tehti oma sisseoste, käidi poodides loomulikult ja et valmistada. Selleaegne rivi päästekomandodest, ma vist kesklinna osas vist eksin, et vist õigem nimi oli selle ajal see Raua komando. Ei olnud. Oli esimene üksus. Oligi kesklinna. Igatahes kuskilt käib läbi ka Raua. Raua oli meil keskus. Raavaksi lihtsalt kutsuti. See oli see, et Raua enam tead miks ei ole Vetlale, sellepärast, et neid kutsundi 18. jaanuaril. Ja Vetla oli enne ja siis ta muutus Raua. Raua oli teine. Niimoodi. Siis sellel päeval, siin on mul palju auke sees, TTPA juhtkonnas Tallinna Tuldade Päästeamet siis olid sündmustele ka osalised siis ka Renzo Oosalu, Raul Haaristo. Korrapidamisteenistuses meil oli valves tol ajal siis 2 ohvitseri ja 2 autojuhti ja meie selleaegne tulekustutus- ja päästetööde juht korrapidamisteenistus Rein Märk-Siil ja Leonid Fjodorov tõenäoliselt on kalasaak juba võetud Peipsijärvest välja ja midagi ta teeb nende kaladega. Jah, kutsungitest tõenäoliselt eksin. Räägitakse, et Keiman oli tol ajal valves ja Keiman justkui olude sunnil ei saanud siia tulla, et ta tegeleb TLT-s bussijuht ja veab siis inimesi puuetega laiali siia-sinna. Et teise auto peal tõenäoliselt Artjuši. Lillekülas valves Rohtla ja Raidna, Koplis tõenäoliselt Naris, Nõmme kohta teab võib-olla Reidik rääkida, mäletada, keskpeal Majorovi seal. Kes kohal oli või? Ei, 4. valverühmas, kes oli Vahtkonna üle? Aga seda ei pea siin pealt välja mõtta, ma lihtsalt tahan, kui kellelgi on meeles, palun jagage pärast, sest ma soovin nagu seda pilti nagu luua, et kes need siis meil olid, need nimed. Kodun üles on see. Maldaru. Ja Mustamäel siin meil kohal olev Vello Teinemaa. Just. Piritat ei tea, ei mäleta, Tiigateli ka ei mäleta ja pealikutena kaasati sellele sündmusele siis härra Tõnis Paja. Komando pealikuna väga kõva ohvitser ja kõva tegija oma erialateadmistelt ja oskustelt. Ja Marja Kaupluse varingust. Kauplus oli siis, nägi välja minevikus selline 90-ndatel. See ehitati 70-ndatel tüüpprojekti järgi tõenäoliselt mingisuguste erisustega, sest antud kaupluse hoonel oli siis sisse kirjutatud ehitusviga. Mis siis täpsemalt on seal artiklis välja toodud.
aga jah, siin on ta toodud kirjeldusena, mis on siis nii-öelda tehnilisest dokumendist ajalehte kirjutatuna. Ehk siis 15.15 varises kokku siis kaupluse Marja Kuldnaka tänava poolt vaadates teisele postireale toetub raudteetoonist laetala, mille tulemusena siis robinal tuli hulganisti paneele, kukkusid alla. Marja poe katusest circa 1/3 oli siis sisse varisenud ja peal oli ainult siis prussidel toetud puitroovitis koos siis bituumentõrvapoppe lahendusega. Ja siin siis mõned pildid, mis ma täna siis välja noppisin, et ühte meest siin kohe näete. See ei olnud nii, muidu ajakirjanduses esimene versioon käis läbi, et kuna vaata 94. oli juba see nii-öelda taasiseseisvunud Eesti ja seal oli nii-öelda erakood, et ta oli mingi kandetalasid maha võtnud. Neid versioone, kuna ma sellest lõpu töö pärast ütlesin, et kuni selleni mindi välja, et kahtlustati ka trolle, et nad tekitasid vibratsiooni läbi jääühenduse, siis asfalt kõnnid ja marjapoe trepp seinad läbi, et see jäävibra võttis talle, aga tegelikult oli siis postpuu. Variant oli palju. Puhas ehitusviga. Variant oli aga palju, ma jah. sain aru, et ta varises ju niimoodi, et tulid paneelid, aga lagi jäi peale. Et tegelikult ta oli alguses olid paneelid toas ju. Et see, ega taevas ei paistnud. Ehitusvea kohta on seal kirjas ka täpselt, eksperdid ütlesid, et mis ta pidanud. Aga legende ilmus juba siis hästi palju. Ja legende oli palju juba. Mis mu järgmine slaid on? Kuna ma tõenäoliselt siia slaidi rohkem emme ei vaata, siis ma jagan ära selle järgmise. Järgmisena on meil tulemas 8. aprill, pronksöö ja pearääkijaks vestjaks on siis seda operatsiooni juhtinud mitu päeva siis Tarmo Miilits koos siis pääste selleaegsete välijuhtide või sellel ajal olid siis vanem operatiivkorrapidajad Andre Tammik ja Andres Mumma. Et väga tõsine, täiesti, te kõik olete oodatud, sest siin on mõtlemisainet palju. Need asjad võivad korduda kunagi, ja kuidas me peame olema siis väga arukad, targad ja kuidas me siis suudame edukalt toimetada. Ja Alo siin oli siis üleriiklikus staabis, mina olin seal siis operatiivstaabis, et neid staape seal siis oli selleks, et seda siis ka ära juhtida, ära lahendada. Aga halb asju juhtus kahjuks. Jah, et väga huvitav saab olema. Nii, ja nüüd, kas kellelgi on algatuseks midagi omalt poolt? Mul on kavatsus, me vaatame hetkel siis edasi musta materjali VHS-kassetilt, mida Urmas Ojaste käis filmis, jõudes sündmuskohale circa 40 minutit peale siis sündmuse algust. Või kas... Esimest korda läksin naisele teatrisse ja naine istus 4 tundi autos. See vist ei viimaseks, jah? Ma mäletan, et esimene teade, mis sisse tuli selle kohta oli nagu mitte midagi ütlev. See võis täitsa olla. Võib-olla jaa, ongi nii, et me nüüd natukene kuulame Margitit, mis Margitil on meeles. Sa hakkasid hetkel rääkima. Ma ei pea tõusnud Marinaga olime koos tööl. Väga kihvt. Ja esimene teade tuli, et kõik ploki on natukene lahti, mäletan. Siis läks lahti muidugi palju. Ja mida ma mäletan seda, et meil ei olnud, Päästeametil ei olnud oma tõstuki. Seal oli, kas oli lausa koostööleping või vähemalt andmed oli Pekka Niska. Võis olla. Ja see oli nädalavahetuse päev, laupäev või pühapäev. See oli laupäev. Oli, eks ju. Ja no ühesõnaga, kui siis oli selge, et asi on väga pahasti, siis oli niimoodi, et ma mäletan, et mina olin raadiosidel ja Marina hakkas helistama just nimelt seda tõstukit ja midagi veel, mingeid asju veel oli ju.
alasid ei olnud, millega Jah. nagu toestada. Eestis oli niimoodi, et ma kuulan ja ma pildistan mäletan, ka. mul oli raadioside ja Marina parasjagu ühesõnaga rääkis siis selle Pekka Niskaga ja Pekka Niska küsis ta käest, aga mis maksab? Ja siis, kuidas mina enam ei kuulnud, mida mulle raadio vastas, vaid kuidas Marina siis tegi neile selgeks kõva selge häälega, et inimesed surevad ja te küsite, kes maksab ja kõva selge häälega ja välja ikkagi sõitsid ju, eks ole ju. Minu teada mitte. Mitte, Aga sellest me räägime pärast. Sain lõpuks kraana läbi isiklike tutvuste. See oli väga keeruline aeg. Asjade omanikud, mis teil õigused on. Ma sain kraana lõpuks, minu perefirma tegeles siis esinemislavade paigaldamisega ja ma kasutasin oma isiklikke kontakte, et kraana sinna saada ja talad samamoodi minu arust vajasin. Oli jaa, et mul on just tellingud või midagi ma ajasin välja, ma ei mäleta täpselt. Ja võib-olla oleks tegelikult hea praegu, et Vello räägiks. Vello oli siis sellel ajal Mustamäe komandos vahtkonna ülem. Mustamäe komando oli sel ajal, kui TTPA tehniline päästeüksus ja seal oli sideauto, sidevalgustus oli tema nimi, siis tehniline abi. Ja need oli kohal ka. Just. Soovid sa natuke rääkida sellest tehnilisest abist, mis oli siis sel ajal meie teenistuse enda võimekus? Kas sa mäletad? Oli 3-tonnine, aga lühikese loodeka kraan, sellega nagu midagi teha ei saanud ja vintsiga ühe paneeli sai välja sikutada ja see oli kõik, ennast rohkem mingit kasu ei olnud. Aga selle sidebussiga, tol ajal ei olnud generaatorid autode peal, filmid olid. Sidebuss andis siis valgust selle üle. Ööseks, ja, just. Nii. Okei, nüüd see selline taust. Autodena linna peal liikusid ringi tavaliselt Sill AT40-130. Mõned paremad pärlid olid ka Mercedes-Benz 16 Maxi-Tralli auto ja kesklinnas Koplis. Kesklinnas oli ka Sillid tõenäoliselt, sest talv oli. Skaani ei tohtinud. Volvo oli see. Kuidas? Või Volvo, jah, vabandust. Nii. Võiks lisada. Jaa. Info. Georg Loogar tollal ajal Lilleküla komando ambulantsis peale. Üks kolleeg, mina ei osanud selles üritusel, aga mun kolleegid kiirabis rääkisid, kuidas nad infot said, eelinfot, et krohvi tükk kukkus pähe ja siis kui nad kohale jõudsid, peaaegu ise nad meelestanud. Meil oli sama, ma mõtlengi see, et info jagamine. Lilleküla komandosse jõudis ka see kõik praegu. Väga hea, et ärme ühel ajal räägime, et järjekorras võtame. Georg, tahad veel? Ei, kõik. Et Tallinna Tuletõrje Päästeametis oli sel ajal siis Lilleküla komandos oli oma ambulants ja see oli nagu võimas aeg. Nõmme tekkis 96 vist või, et sel ajal Nõmmet ei olnud ambulantsi. Ei mäleta. Okei, detailid, aga siin Alo tahtis. Mina mäletangi, et kõigepealt tuli Lilleküla sisse ambulantsi kutse üldse, et ei olnudki nende päästekutse, tuli ambulantsi kutse just, et mingi ripplagi kukkus kellelegi pähe ja said vigastajad ja siis kui ambulants jõudis kohale, et minu arust siis tuli see asja tõsidus, et me olime Gerdiga, noored poisid kadetid, et siis kuulasime ka raadiosidet pealt ja siis saime kohe aru, et me samal ajal süüa me ei jõudnudki. Aga saime aru, et nüüd vist on meie peaaegu elu esimene tõsisem kutse. Aga see tuli vist päris kohe, tuli Istutada tuleb. Hetkel vaatame ühe etappi ära, siis teeme pausi.
Vassili Novak tuli ilmselt ära. Mehed panid ikka oma elu täiesti kaalule, sest et need paneelid olid seal kõik keegi teab, millal nad kokku kukuvad. Kuulame. Elo. See tuli akna peal. Ei ole. see ei ellu. Ei jäänud. Kellele? Akna peal, kus paljud pea ära teha.
ettepanek on, et see on nüüd see valges osa on etapp läbi. et paneme valguse põlema ja saame siis natukene nüüd rääkida sellest sündmuste käigust. ja siin ma arvan, et on üks peavestjaid, tõenäoliselt on Gert Teder meil, kes on tulevane, Eesti riigi tulevane varingupääste, suur arendaja. et võib-olla omalt poolt mäletan nagu väga vähe sellest ja mälus on see, et mis iganes see kutse tuli, oli midagi aru saada, et mingisugune varing ja sellel ajal mina olin siis teise auto peal, see oli Silvester 30, kus meil tegelikult Urmas Klaas komando pealikuna oli meile ostnud nagu komandona meie teenistuse siis natukene erilisena kettaslõikuri stiili.